Tere, armas! Mina olen Triinu. Olen täna teadusavardaja ja tegelen alateadvusega ja tänu iseenda ärevusele. Ja, ja täna ma jagan sulle neid kohtasid, miks inimesed ennast pisendavad. Miks nad pisendavad? Miks me pisendame ennast? Ühesõnaga, et kui sul on ärevus või sul pole energiat, siis tegelikult on see koht, me ei ela oma täispotentsiaalis. Ja see tähendab seda, et inimese sees on selline programm, et nad pisendavad. Ja, ja see tegelikult on seotud sellega, et nad tahavad tunda ennast turvaliselt. Ja nende sees on siis see programm, et kui ma olen väiksem, siis ma ei saa haiget. See tähendab seda, et kui ma väiksena olen, kui armastus, ma olen oma vanemate käes, kes ma peaksin saama armastust, olen saanud hoopis häbistamist, kadedust või siis selles mõttes haiget saamist, siis see tegelikult tähendab seda, et ma kardan olla nähtav. Ma kardan olla nähtav ja see tegelikult tähendab seda, et ma täiskasvanuna ei julge oma arvamust välja öelda. Ma ei julge küsida õiglast hinda, mu hakkab keha värisema või mida iganes tegema. Ja ma ei näita oma andeid välja. Ja siis ma mõtlen, ma ei ole mitte keegi. Ja tegelikult on see kaitseprogramm. See on reaalselt kaitseprogramm, et ma oleksin see väiksem, aga see on see väiksem sina, kes elab sinu sees. Et mitte haiget saada. Aga see elu, kui sul peaks täna olema ärevus, siis see ei ole okei. See ei ole okei. Mis siis veel meid pisendab, on see pool, et ma ei tohi olla rohkem kui teised. Et kui sina näiteks oled kasvanud peres, kus siis tegelikult näiteks raha oli raske teema ja edu tekitas sulle konflikti või selles mõttes peres tekitas konflikti või sa selles mõttes sinu vanemad kritiseerisid, et edukaid inimesi ja sa nägid seda pealt, siis tegelikult tuli sinu sisse selline lojaalsus, et mina ei tohi olla teistest erinev. Mina ei tohi särada ja teha oma asja, sest muidu ma ei kuulu sinna perekonda. Ja see on alateadlik programm. Nii. Ja siis see tähendabki seda, et inimene hoiab ennast tagasi, ta ei võta uusi võimalusi vastu, ta pidurdab oma edu. Ja nii ongi. Siis on eneseväärtus. Ma pole piisav. Sa tunned kogu aeg, et sa teed kõike, hoolitsed kõikide eest, aga sinu sees on vaikne tunne, et mind ei armastata nagunii. Armastus tuleb läbi pingutuse ja läbi siis selle saavutuse kaudu. Ja siis sa tunned ka veel seda, et ma pole piisav, et ma pean olema perfektne, ma pean kõik tegema nii, nagu peab. Ja siis sa oledki selles kohas, et sa ei jõua mitte kuskile, sest sinu sees on selline torbik, kus sa istud, oled perfektne, teed oma asju. Korras kodu on minu arust elamata jäänud elu, sellepärast et sa kogu aeg koristad ja kogu aeg pingutad, et kõigile meeldida kodus ja teha kõike nii, nagu et kõik oleks tipp-topp, aga tegelikult kodused ammugi ei väärtusta enam seda naist, kes seal kogu aeg koristab, sellepärast et sest see naine ei julge olla päriselt mina ise. Ja mis meil veel siis pisendab, on see pool, et meie keha ei talu suurt nähtavust. Ja see on see pool, kus närvisüsteem pole harjunud tähelepanuga, eduga, rahaga, vastutusega. Ja see tähendab seda, et sinu kehas on kohe, kui sa peaksid minema lavale, hakkab sul ärevus, rinnus on pinge, soovid kohe tagasi joosta lava pealt. Nii et ja siis ta ütlebki, et ma pole veel valmis ja ma pean veel endaga tegelema.
aga tegelikult on need kõik need programmid, mida on võimalik alateadvuses ümber programmeerida, sellepärast sest inimene ei pisenda mitte sellepärast, et ta on väike, vaid sellepärast, et ta usub, et suur olemine pole turvaline. Ja sa usud, et sa selles mõttes peadki olema see väike laps, on ju, aga tegelikult on ka suur olla täiesti turvaline, suur ja võimekas naine või mees. Nii et kui sina oled kohas, kus sa tunned või sinu keha läheb pingesse, see võib olla nii raha, nii inimeste juuresolekul, igal pool, sa tunned selle koha ära, siis on see koht, et sinu armastus on sinu sees saanud kriitikat, haiget ja see on võimalik tervendada. Sest mina olen seda tervendanud ja mulle väga meeldib täna laval olla. Mulle väga meeldib laive teha ja mulle väga meeldib inimestele jagada seda tõde, kus mina olin, kus ma ennem olin ja kus ma nüüd olen. Nii et kui sind ka midagi kõnetab, siis on see üliäge, et ka kõik teised inimesed saaksid ära tulla sinna rõõmu, kergusesse, vabadusse. Nii et imelist päeva sulle. Tšau ka!